We've come a long way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Rääkisid kuumaks kütmisest, siis mina, Viktor Jaska, valmistades ette tänast õhtut olen ennast kütnud nii kuumaks, et lausa hea lust ja tunne on nagu sees. Taneliga natuke rääkisime ka siin kella 5 paiku. Hakkasin numbritele otsa vaatama, mis meid tegelikult tulevik ees ootab. ja olen kuumem kui kunagi varem ja 15 aastat tegutsenud Zinzinoga. Ja kui sina, Margus, mulle seda võimalust tutvustasid aastal 2011 juunikuus, mil ma pikalt mõtlemata ütlesin ma kohe jah. Optimistliku vennana ma reeglina ikkagi ei oska öelda, et parem ütlen jah ära, eks siis hakkab tegutsema ja siis vaatab, mis siis saab. No. Ma arvan, et see on mind viinud tegelikult eduni päris paljudes asjades elus ja et mis siin ikka, et elu on niigi lühike, mis siin ikka siin põdeda ja ka mõelda liialt palju üle. Tegutse ja kui ei meeldi, siis ära tegutse, siis hakkada mingit muud asja tegema. Aga siin oli esimene otsemüügi ettevõte, kellele mina lõpuks jah ütlesin ja olen väga õnnelik, et ei ole pidanud sellest mitte grammigi kuidagi mõtlema, oi kurat, ei tea, kas oleks või mitte oleks, et 15 aastat hiljem veel särtsakama, energilisemana, kuna see visioon, mis mind tõi ärisse 15 aastat tagasi, on täna veel kordades suurem ja võimsam kui see, mille pärast ma alustasin. Õigemini ta on tänaseks realiseerunud nagu päriselt nagu paberil meil ees ja võimalusena tegelikult kasvada meie vingest Eestist välja globaalselt suurde laia maailma, mis oli minu suureks sihiks ja ambitsiooniks just sellel ka jah-sõna ütlemisel, et lisaks Eesti ägedale turule siis sajad ja sajad riigid maailmas tegelikult, kes meid ootavad, aga eks me sellest täna kõigest ka lähemalt siis räägime, et neid põhjuseid oli mitmeid. Tänaseks on meist välja kasvanud globaalne terviseettevõte ja ma räägime kiirelt 10-15 minti meesest põhisuunast ja trendist, millest me täna teistest eristume, kuna meil on suuresti täna põhiliselt, meil on siis ärifookus, aga puudutame ka ikkagi selle poole ka korra ära, sest tervis puudutab meid kõiki ja sellest ei saa üle ka ümber, mida tervemad me oleme, mida tervemad me aitame oma lähedastel olla, seda õnnelikud me päeva lõpuks tegelikult oleme ja siin ma võin küll öelda, et ma olen nagu siiralt õnnelik ja tänulik ja ma olen seda öelnud oma sõpradele ja tuttavatele ja perele ja Margusele ja et ma olen nagu nii õnnelik, et ma olen sattunud totaalse elu muutva tervise mõttes nagu siis ettevõtluse vormi juurde ja mis ma näen, kuidas see on muutunud nii paljude inimeste elusi paremuse suunas ja kui palju eluaastaid see, ma olen jumala kindel, annab see juurde mulle endale ja mulle naisele ja lastele ja perele ja hoides meid tervena ja õnnelikuna ja lisaks on meil võimalus teenida vägevad ka sissetulekut selle kõigega, mida me siis teeme ja armastame.
eks see tervis on oluline, on ju, millest me rääkisime, küll need terviseprobleemid on meil järjest kasvamas ja kasvamas, aga meie põhifookus, mille siis algatajateks me täna suuresti maailmas oleme seal uudse trendi näol, on aastakümneid teada-tuntud teema nagu rasvhapped, mida me kuldsel, kuldsel ja kas see kuldse tuli meie ägedal nõukaajal juba minule lasteaias sisse topiti, igatahes kalamaks õline, ma ei tea, kas siin on veel, ma julgen arvata sellest nõukaaja inimesi, kes on võrratu kogemus olnud, võrratu maitsega ja imelise kalamaksaõliga, mis küll meil lillepotti kõik lasteaias läks poistel vähemalt, et ei olnud ta väga maitsev ega midagi, aga point ei olegi selles, point on selles, et tegelikult sellest on teatud aastakümneid, on ju, kui oluline see meie keha jaoks ja meie tervise jaoks on ja tänaseks lihtsalt sellest räägitakse globaalses mõttes ikka noh, aastaselt, iga nüüd kuiselt, võib-olla nädalaselt, sellele pööratakse teadusmaailmas nii palju rõhku, sest on saada teada aru, et see ei ole lihtsalt mingi tilulilu mingisugune omega-3 mingisugune toidulisand, mida tahan, võtan, tahan, ei võta. See on meie tugeva tervise vundament ja meie raku tervise vundament, sest omega-3 meie kehas on põletikku alandav rasvhape, sellest praegu tehakse meeletus koguses teadusuuringuid, ka meie teadlased on teinud teadusuuringuid väga kõrgel nagu tasemel, mida me saame ka siis tegelikult kasutada, et tõsta seda ka teadlikkust ja viia seda ütleme teadust laia maailma, et, et see muutubki loomulikuks ühel hetkel iga inimese igapäeva rutiinis, et siis teada, milline on meie rasvhapete tasakaal. Sest hea rasvhapete tasakaal omega-6 ja omega-3 vahel on DNA-s loodud olema 1:1 ja 1:1, 3:1, ütleme vahemikus. Ehk siis omega-6 põletikku tekitav rasvhape, mida me saame suuresti odavatest taimsetest õlidest, mille peale on täna kogu toidane tööstus üles ehitatud, ta on hea, ta on vajalik, teda on 4 erinevat tüüpi, seda omega-6. Me räägime põhiliselt arachidonhappest, mis on siis üks tüüp omega-6, mis on see põletikku tekitav omega-6. Ei tohi segi ajada, et ta ei ole halb, ta ei ole paha, et on väga vajalik, ilma temata inimene samamoodi elada, eksisteerida ei saa, ehk siis põletikku tekitav omega-6, põletikku alandav omega-3. Ja nende hea suhe täna teadus ütleb, on meie kehas 3:1 optimaalne tasakaal. See tagab meile raudkindla tervise, millest me kohe ka tegelikult räägime. Ja see, mina ütlen niimoodi oma sõpradele, ma ütlen konkreetselt ja otse. Kui sa tahad elada tervelt, õnnelikult, kaua, vältida väga paljus elustiili haigusi suure tõenäosusega, ma ei saa kunagi midagi lubada, siis sul on kohustus olla 3:1 tasakaalus. Kuidas sa sinna saad, on sinu enda tehana. Kas läbi toitumise, läbi mingi X siis preparaadi või siis läbi ka selle, mida meie pakume, millest me täna ka räägime. Aga siin ei ole vahet, mida inimene teeb. Me kõik oleme kohustatud olema 3:1 tasakaalus. Ja see on see, millest ma räägin täna päris nagu straight forward otse, et siin ei ole midagi ümmargust mulli rääkida, et olen või ei ole, olen, ei ole, no. Et siin ei ole, no. Kui ma tahan olla terve ja õnnelik, siis 3:1 on must be, no. Ja see on minu peres nagu nii-öelda kohustuslik, no. Ja me olemegi kõik rohelises ilusti tasakaalus 2:1, 3:1 viimased kõik aastad olnud ja see on ikkagi näidanud väga suurepäraseid tulemusi. Kust me omega-3 saame? Rasvased mereannid, millest tegelikult on suur puudujääk ja ütleme, see hakkas muutuma 60-ndatel, see tasakaal just omega-6 kasuks, kuna see läänelik dieet hakkas maailma siis tegelikult vallutama. Tänaseks on Euroopa Liidu ametlik statistika 15:1. Täielik suur ebatasakaal ja see riigiti kasvab 15, 21, 25, 30. No see on nagu täielik epideemia tegelikult maailmas. Et me lihtsalt oleme leidnud viisi, kuidas aidata inimesed suurest ebatasakaalust tagasi tasakaalu, millest me kohe ka tegelikult räägime. Ja mis on siis tulemused sellele, kui me ei ole tasakaalus, mis on selle tagajärg, siis ütleme teadlased nimetavad seda vaikne krooniline põletik, teadlased, ma kordame üle, ja see on soodumuseks erinevate elustiili haiguste tekkeks. Vähenenud ajutalitus, juuksed, nahk, küüned, nahaelastsus, siseorganid, liigesed, lihased,
lihaste töö, tippsportlaste puhul just see taastumisprotsessid, on ju, et kõik tegelikult kannatab, kui me ei ole nende rasvhapetega tasakaalus. Pange Google'isse, ChatGPT-sse, YouTube'i, kuhu iganes, noh. Et peale seda, kui te kuulate ära, mida ma räägin, mis asi on oomega 6 3 tasakaal. Sellest räägitakse maailma teadusest täna uksest igal pool, noh. Et te saate miljoneid artikleid, on ju, kui oluline teema see on, et mulle meeldib väga siin USA teadlaste igasugused videod ja asjad, kui nad ütlesid, see on nagu silent killer meie sees. Kui see tasakaal on paigast ära, see on nagu silent killer, vaikne tapja, on ju, no päris karmid sõnad, on ju, aga teadlased täna sellest nagu niimoodi nagu räägivad. Et minul pole õigust niimoodi täna veel nagu rääkida, aga las need teadlased siis räägivad, see toetab täna tegelikult seda, mida meie väga palju teeme, et vaadake, uurige ka selle kohta, et see ei ole mingisugune saladus, et see on päris aktuaalne teema täna laias maailmas. Ja miks see mõjutab meie keha siis negatiivse foonina, kui see tasakaal ei ole paigus, ta mõjutab meie keha rakumembraan, mis on iga raku ümber, ta muutub jäigaks, toitained ei jõua raku tuumani keskele, kus nad peavad jõudma, ja jääk ja saasteained ei saa välja. Ja see ongi see põhjus, miks tegelikult, kui rakud ei toimi, ei tööta, see viibki võimalike terviseprobleemideni. Vastupidi, kenasti toimiv, töötav rakk on ilus elastmembraaniga, kõik hea saab sisse, jääk ja saasteained saavad välja ja see on see, kui inimene suudab tagada endale normaalse raku toime, töö, siis ta ongi terve ja õnnelik ja suure tõenäosusega elab kauem, suure tõenäosusega ennetab väga paljusid terviseprobleeme, küll ma olen 15 aastaga näinud ikka väga palju suurepäraseid tulemusi, lihtsalt inimesed, kes on saanud tasakaalu, ütlevad, kuule, mul on see asi nagu paremaks läinud ja see asi ja too asi. Me kunagi ei saa ega ei tohi lubada inimesele, et see ravib seda, aga lihtsalt see, mida ma näinud olen 15 aastaga, no see on lihtsalt ülimalt äge. Ühesõnaga, sõbrad, et lastele bioloogiatunnis õpetatakse ka, et rakk peab olema niisugune nagu see parempoolne, see roheline, toimiv, töötav, normaalne, et siis me oleme terved ja õnnelikud. Aga kus me oleme, millises tasakaalus me oleme tegelikult, lihtsalt inimesele peale vaadates on võimatu öelda, et seda on võimalik välja selgitada ainult vereproovi abil, milline on meie rasvhapete tasakaal ja see ongi see uus trend, millega meie siin maailmaturule välja tulime aastal 2012, et eristuda kõikidest teistest ettevõtetest, kes müüvad, võtame näiteks kas või oomega 3 mingit preparaate, et lihtsalt räägivad, et neil on tore ja hea toode ja teeb seda ja toda, on ju, aga me ei tahtnud olla järjekordne lubaja, järjekordne õhumüüja, et lubaduste peale üles ehitada. Kindlasti on ka häid toimivaid tooteid, aga aastatega ma näinud, et see kahjuks enamus ei toimi. Et me tahtsime eristuda just selle pealt, et anna inimesele number 1 võimalus välja selgitada tegelikult, mis seisus ta on. Võib-olla on kõik korras. Kas ideaalne vahekord on 3:1, nagu me rääkisime? See on ikka põletikvaba tsoon. Kõik, mis on üle 3:1, nimetatakse ohutsooniks. Ja lihtne küsimus, kas sina tahad elada ohutsoonis või ohuvabas tsoonis? No debiilne küsimus tegelikult on ju. Iga inimene tahab elada ohuvabas tsoonis tervena, õnnelikuna ja loomulikult, et meie lapsed elaksid ohuvabas tsoonis. Et ma pole veel kuulnud kedagi, kes ütleks, mulle meeldib ohutsoonis. No, et on erinevaid inimesi muidugi, aga ikkagi me enamus tahame ikkagi tagada omal optimaalse tervise ja heaolu, ehk siis ideaalne vahekord on 3:1. Kus sa oled, saab teada ainult vereproovi abil ja see ongi see millega me hakkasime eristuma kõikidest teistest, millest on täna kasvanud totaalne globaalne megatrend, et meil on 4 erinevat veretesti täna, number 1 nendest on balance test, mis mõõdab meie 11 rasvhapet meie siis verest, just kuivast punavere rakust, mis siis näitab 4 kuud tagantjärgi, kuidas me oleme siis toidust saanud neid rasvhappeid. Ta mõõdab ära seal erinevaid parameetrid, oomega 3 indeksi, oomega 6 tasakaalu, rakumembrani voolavuse, vaimse tugevuse indeksi ja arhidoonappe siis protsendi meie nagu kehas. Ja need annavadki selge indikaatori, mis on meie verepildis siis kehas siis liiga palju, liiga vähe, mõõdukalt, tasakaalus, vastavalt sellele saab siis korrigeerida kas läbi toitumise seda või siis läbi mingisuguse toidu lisandi juurde võtmise. Mina ütleksin täna toidu, kohe räägime, mis meie pakume. Vitamiini D test, pika veresuhkru test ja täiesti unikaalne soolestiku tervise test,
mis mõõdab erinevaid metaboliite meie soolestikus, trüptofaani, güneriini, meie immuunhormoone, stressihormoone, kuidas toitumine neid kõike mõjutab. Et tõeline nagu tippteadus kuubis, ei pea enam väljaheites tualetis tegema proovi, saatma kuskile laboritesse, lihtne näpuotsa veretest, mille siis Vitas labori teadlased ja Ensino teadlased läbi peale 7 aastat siis uurimistöid lõpuks suutsid lauale tuua. Ja täna see on tegelikult lisaks balance testile tõeline fenomen ja tegelikult väga palju kõneainet pakkuv teema, sest soolestik on ju, ütleme, nimetatakse ka meie esimeseks ajuks. Ja neid teste analüüsib sõltumatu labor, mis asub Oslos, Norras, Vitas laboratoorium, täiesti sõltumatu labor, midagi pole siin Siinoga pistmist. Me oleme lihtsalt klient sellele laborile ja meie kliendid saadavadki oma veretestid sinna anonüümselt posti teel igast maailma nurgast. 2 nädala pärast saab iga inimene umbes siis veretestid siis vastused, ta saab ligipääsu siis anonüümse koodi alusel, mis jääb alati ainult kliendile ja siis keegi siis spetsialist aitab siis kliendile selle veretesti tulemuse siis lahti seletada, 20 lehte, väga põhjalik testiraport tuleb sealt kaasa ja näitab siis ära, kas meie täna toitumine toetab meie tervislikku elustiili või viib meid tegelikult allamäge. Et väga hea test. Et räägi sellest ka lähemalt kindlasti selle inimesega, kes sind täna siia õhtuks liinile kutsus. Tänaseks me oleme 1,6 miljonit veretesti teinud, suurim rassapeti testija kogu maailmas me tänaseks oleme, küll 1,6 miljonit maailma mõistes, tegelikult on see veel olematu number, aga see on juba tõeline teadus, mida tegelikult see aitab teha ja see tegelikult kooruvadki välja need asjad, et võib-olla 10 aasta pärast, 5 aasta pärast me saame juba öelda, ma olen kindel juba võib-olla isegi varem, et me võime juba väita ja öelda, et näiteks kui su tasakaal on paigas, siis see suure tõenäosusega ravib sul seda, võib-olla toda, et see on täna, me oleme veel teadusest ees, mida me täna teeme. Nii et vägev. No siin ongi need, tuleb siuke indikaatorina välja meile lahtritena, näitab ära kenasti skaala peal, kas punane, kollane, roheline, et punane on ohutsoon, kollane on mõõdukas ja roheline on see, kus me kõik oma testidega tahaksime olla, just need samad parameetrid, millest ma natuke aega tagasi ka siis ka rääkisin. Ja vot eripära ongi see, et me suudame inimesed tagasi tuua tasakaalus ja 20 päevaga, enamus juhtudel ikka 95% inimesi saab tasakaalu, sest enamus inimesi on Euroopas, nagu rääkisime, keskmiselt 15:1, 4 kuud, kui vererakud uuenevad, teevad inimesed kordusanalüüsi ja 4 kuuga, kui vererakud on uuenenud, iga päev on inimene saanud õige koguse, näiteks omega-3 rassappeid lisaks muude vahenditega peale, siis ongi võimalik tuua see 4 kuuga tagasi tasakaalu. Ja meie absoluutselt maailmatasemel tippteadlased alates Ulla Eidega, Norra teadlane Dr. Paul Claytoniga ja Ulla Eide, selle mehes võib alati kraapsu lüüa, kaabut tõsta, sest see mees töötas välja Balance Oili, mis on üks väheseid omega-3 laadseid preparaate, mis päriselt ka töötab, sellepärast et ta ei ole üksi ainult omega-3, omega-3 on põhikomponent, omega-3, ta ongi omega-3 põhine toode, mis on põhitoimeaine on omega-3, aga omega-3 üksi ei töötanud. Omega-3 üksi ei tööta, sellepärast et iga omega-3 toode maailma turul on segatud mingi antioksidandiga. Ja enamus on segatud mingi odavate sünteetiliste vitamiinidega, mis ei hoia seda omega-3 rassape molekuli piisavalt kaua värskena, ta rääsub ära enne, kui ta jõuab meie rakkudesse tervel kujul. Ulla Eide, teadlane norrakas, avastas, et oliivide polüfenoolid segatuna siis omega-3 rassapetega on parim antioksidant omega-3-de kõrvale, mis hoiab ta värskena siin pudelis avatuna ja me ütleme sisse võttes, ta jõuab meie rakkudesse umbes siis ööpäeva jooksul ja see ongi põhjus, miks me julgeme seda pakkuda meie klientidele läbi veretesti, testide kasutamist toode järgi ja 4 kuu pärast siis kordusanalüüs. Ja see ongi see sünergiline kooslus just segu omega-3-st ja väga kõrge protsendilisest polüfenoolide rikkast oliiviõlist. See ei ole selline oliivõli, mida ma lähen siin ostan Stockmannist või ma ei tea, parimast oliivõlifarmist. See on pigem niisugune terapeutiline oliivõli, mida ei oska olla tavakaubanduses, ei müüda sellist, mis tegelikult tagabki selle
värskuse, et kui me võtame seda õli, siis me tunneme kurgus niisugust mõnusat kraapimist, et kes teab, võib-olla ma olen suur oliiviõli fanatt, et kes kasutab ikka väga kõrge kvaliteedilist oliivõli, siis ta panebki need polüfenoolid on need, mis kratsivad, et sa tead, et kui sa kuskil proovid oliiviõli, siis ära osta kunagi oliivõli, mis ei pane sul kurku kraapima, no see tähendab, seal ei ole kasulikke ühendeid sees, et mida rohkem kraabib nii-öelda nagu piprane siit kurgust, seda rohkem on seal kasulikke polüfenoole ja seda parem see toode siis ka on. Ja Balance Oil ongi see siis meie supertoode, mis siis toob inimesed tasakaalu, ta on 100% looduslik, siis nagu me rääkisime polüfenoolidest pikalt, just kõrge EPA-DHA tasemega, mis on siis erinevates siis allikates, kas siis taimne, kas on siis mereline, siis on vesilahustuv õli meil olemas, need 4 versioone on kapselversioon õli veel olemas, see konkreetne on siis kalaõli baasil olev oliivõli, et igaüks saab valida vastavalt oma siis soovile. Ja loomulikult kõik kõrgemad sertifikaadid on meie toodetele väljastatud, loomulikult need Eesti Tervisekaitseametis on kõik registreeritud nagu iga Eestis legaalselt müüdav toode ja nagu ka teistel turgudel, mis me ametlikult avatud oleme. Vot, et dopingusertifikaadid väljastatud, siin kõik halallid ja košerid ja ühesõnaga kõik kõige kõrgem sertifikaadid, mis üldse olla saavad. Ja kõige ägedam on see, et see on igas vanusegrupis inimestele, alates 6. elukuust kuni kõige kõrgema eani välja. Minu kallis 101-aastane vanaema on täna üle 10 aasta seda Balance Oili joonud ja ma olen jumala kindel, et tema armas südakene täna tuksub, kindlasti mingi protsent on tänu sellele, et on ka seda õli joonud. Et see teeb minu nagu meele rõõmsaks ja on tõesti hea tunne selle üle. Loomulikult minu 4 last, kõik loomulikult on samamoodi õli peal ja siin laste vitamiinide peal, kiudainete peal samamoodi, kurkumiinid, piperiinid, fükotsööniinid, et meil on päris lahedad tooted. Mul on hea meel, et meil ei ole mingi miljon erinevat toodet, me ei teadlased on välja töötanud täpselt sellise mastaabis sellised tooted, mis mõjutavad iga meie keha osa rakukest täpselt selliselt, nagu ta tegelikult siis peab, et ei pea võtma miljoneid eri tooteid, võtta mõnda, aga nii, et sul kogu keha saab sellest kasu. Ja minu oma lapsukestele nüüd väiksematele hakkasingi 6. elukuust andma seda õli, alguses siin 1 tilga kaupa, siis juba 2, siis 3 ja see tegelikult vastavalt kehakaalule see tarbimine käib, et me saaksime oma vajaliku koguse EPA-DHA ja omega-3 rasvhappeid kätte ja on siis kindel siis indeks, millega siis kehakaal korrutatakse läbi 0,15-ga ja saame siis täpselt milliliitrit, kui palju seda Balance Oili iga päev siis võtta. Ei ole, et iga täiskasvanu võtab siin kindla koguse ja ikkagi me oleme eri kaalus ja meie kehad vajavad asju erinevalt. Lapseootel emad väga oluline sihtgrupp ja imetavad emad ja lapseootel emad siis ja ühesõnaga väga oluline. Nii et kogu maailm, kallid sõbrad, on meie ettevõtlus mõttes potentsiaal ja eesmärk ongi tuua inimesed niisuguse kena rohelise testini, et saada kõik punased kastikesed roheliseks. Ja see ongi ehe näide sellest, et meie tervis on tipp-topp, meie rakud toimivad, rakumembraani voolavus töötav ja kui see protsess toimib, siis kui rakud on terved ja õnnelikud, oleme meie terved ja õnnelikud. Ja tegelikult omega-6-3 rasvhapete tasakaalu viimine on esimene samm heaolu ja hea füüsilise vormi ja tervisliku elu suunas. See on number 1. Kui mul on 10 toodet ees, mida valida, kõik võib-olla üliägedad ja vaadata, number 1, kui sa teed oma otsust, mis tootega alustada, kui sa ei taha võib-olla mitmeid võtta kohe, alati number 1 on Balance Oil. No siin ei ole mingit valikut. Number 1 on Balance Oil, kõik muu lisana juurde panna, 5+ loomulikult X10 meie toitainete kompleksid siin 3. reas, väga tugev antioksudant, immuunsüsteemi toetajad, kõik päevaks vajalikud vitamiinid, mineraalid, toitained ja nii edasi, mis siin kõik meil sees on, antioksudandid ja nii edasi. Siis alumine osa on soolestiku tervis, siis on kiudainete toode, kollagen, absoluutne maailma tippklass, et minu täielik lemmar. Et mina ise kasutan päris paljud tooteid tegelikult igapäevaseks kasutuseks, mul on endal on Balance Oil, mul on loomulikult X10, mul on siis vahel võtan ka D-vitamiini siin talvekuudel
siis magneesiumiga, noh, kuna meiega Xtendis ja õlis on D-vitamiin, siis ongi meil veel D-vitamiin toode selliste 200 IU-d ühe tabletikestena, et saad lisada oma vastavalt vajadusele siis oma siis menüüs. Mina kasutan seda sinist jooki ja fükotsüaniini, väga tugev sinine spiruliina, niisugune kõikide spiruliina teema, et toetab ka siis meie, ütleme, taastumisprotsesse, immuunsüsteemi, oksüdatiivne stress samamoodi, rikastab ka verd hapnikuga, et tippspordis on see väga hästi kõneainet pakkuv toode täna. See vinge kollane pudel on X-Gold kurkumpiperiiniga, minu igapäevane kasutuses lean shake, Synabiotic igapäevane loomulikult, nahaseerum loomulikult, nii et päris palju minul neid igapäevaselt on tooteid ka valikus. Ja no ma arvan, et ma oma 50 aasta kohta varsti olen täitsa okei välja ka veel nii et toimib toimib nagu hästi ja hoiab nagu meele hea ja immuunsüsteemi tugeva ja haigusi pole inimestel, kes on tasakaalus praktiliselt, et no see on nagu teised planeedilt inimesed, kes on oma testidega rohelises tsoonis, et ei saa liialt hästi rääkida nendest toodetest ja rohelisest testist, et see on nagu tõeline game changer ehk muuta. Ja siin on siis Skandinaaviast pärit ülemaailmne tervise ja heaolu kaubamärk. Alates 2012 me siis tulime turule selle tervisekontseptsiooniga. 20 aastat oleme tegutsenud, 20 aastat, 2005 aasta sai siis Insino loodud Norra abielupaari poolt ja tänaseks me oleme laienenud tegelikult üle terve maailma juba, toimetame üle 100 riigi. Kui mina 2011 oma otsust tegin, hästi oluline minu jaoks oli ka see, et Insino on noteeritud tänaseks Nasdaqi börsil. Et väga tugev, ütleme, aruandlus, finantspool kõik korras, täiesti laenuvaba ettevõte. See on väga oluline, ka kõik need börsiraportid on ju usalduse jaoks on nad olulised, sest kõik on paberil, no valge paberi peal kirjas on ju, ei ole kuskil tagatubades midagi nagu peidus ja salaja midagi tehakse, on ju, et see on läbipaistvus on minu jaoks, oli hästi oluline ka tegelikult, et kellega ma ennast siis seon ja nägin nagu meeletut potentsiaali just, et siin Hiinaga koostööd alustades, et olles siis ennem olnud ütleme kinnisvara äris päris pikalt ja mida ma siin ka kõike teinud ei ole, on ju. Aga ma võtsin omale siin Siino siis töö lisaks oma kinnisvaraettevõtlusele, mida ma olin juba üle 7 aasta teinud ja tänaseks siis on sellest välja kasvanud minu põhi siis igapäevatöö, et 10 kuud tegin paralleelselt ja siis juba edasi läksin täiskohaga siin siinakaks. Et jah, 100 turgu, kus me tänaseks toimetame ja see on see potentsiaal, mis annab meile võimaluse kasvada lisaks välja ka Eestist väljapoole kasvada. Luua, ütleme, kliendibaas ja ütleme partner, tegelikult koostööpartnerite võrgustik üle terve maailma. Siin on tänaseks viinud täiesti uude malli, vanaaegse võrkturunduse mudeli täiesti uudsesse e-commerce platvormi, e-turunduse poe nii-öelda ettevõtluseks, mis annab kõikidele, kes näevad asjas nagu võimalust, usuvad toodetesse, kasutavad tooteid, alustada ettevõtlusega kõige lihtsamal ja mõnusamal moel, ilma selleta, et ise luua üles investeerides miljoneid eurosid maailma turu avamisse, ma ei tea, kas või lihtsatesse turundusmaterjalidesse või veebikeskkondadesse. Et me tegelikult oleme Insino veebipoe vahendajaid, mitte midagi muud. Me pakume meie klientidele absoluutselt maailmaklassi tipptooteid, olles ise partneritena, ütleme, frantsiisi omanikena tekib meil see õigus turustada neid tooteid, kas siis online kaubanduses, üks-ühele, läbi terviseseminaride, koolituste, kuidas iganes. Töötada läbi linkide, väga palju sotsiaalmeedia inimesed, treenerid, sportlased, meditsiiniinimesed täna alustavad ka meiega koostööd, kuna nad tahavad pakkuda tippklassi tooteid, kuna nad on näinud oma enda keha peal, et see on parim, mis tegelikult täna turul saada on ja miks mitte selle pealt ka siis luua endale ettevõtlusvorm ja kõige lihtsamal võimalikul viisil see ettevõtlust alustades, et millest me kohe ka siis tegelikult räägime ja kuidas see siis välja näeb. Ja see on see trend, mida me täna
oleme siis algatanud, läinud siis testipõhise toitumise peale, et kõik müüvad, me ei tahtnud enam selliseid teha, et nagu ka algul rääkisime, test, toode, kordustest. ja see tegelikult ongi loonud meis sellise super usalduse ja armastuse meie klientide seas, et ta ei tunne, et järjekordne müügimees on mulle siin lubamas kokku maa ja taevast, et oh, mul on maailma parimad tooted, võta seda, võta toda, onju, oi see paneb siin kõrvade peal jooksma, onju. ma ütlen alati inimesed, tee testa, mida sa oletad, onju. ütlen oma sõbrad, tee test, sa tead, kui sul on kõik korras, jätka samas vaimus. kui ei ole korras, on mõistlik mõelda muutuse peale, kui sa tahad elada tervelt, kaua ja õnnelikult, onju. ja, ja, ja kui on korras, jätka samas vaimus, onju. ja tihtipeale inimesed juba kasutavad mingisuguseid omega-3 põhiseid tooteid, näiteks ma ainult plaksutan, ütlen, kiidan viimase peal, ülitubli. kas sa tead ka, kuhu see toode sind täna nagu toonud on? kas sa oled mõõtnud näiteks testiga rassapaid? ei ole, onju, aga tee test, saa teada, onju, kui sa täna kasutad juba mingit toodet, sa saad selgelt teada, kas see toode, mida sa täna kasutad, töötab su keha peal või ei tööta. seal on kaks varianti, kui ta teeb testi ja ta ei ole tasakaalus, et üks kahest, kas ta siis kasutab seda toodet liiga vähe või teine variant on see, et toode lihtsalt ei tööta. ja siis me saamegi pakkuda lahendust inimesele, kuule, proovi balance oil'i. ja ta kasutab balance oil'i, teeb 4 kuud, teeb kordusanalüüsi. ja see ongi see fenomen, sõbrad, 95% inimesi jõuab 4 kuuga tagasi tasakaalu, seal, kus ta on loodud olema. ja see teeb meie klientidest nii-öelda eluaegsed kliendid. ja see on see, mis neile nagu meeldib. täna omega-3 turg on maailma üks kõige kiiremini kasvavaid segmente, tänaseks üle 500 miljoni inimese igapäevaselt kasutab mingeid omega-3 toidulisandeid. ja see number kasvab nagu meeletu protsendiga. Omega-3 on täna enim müüdav, enim ostetav, enim toodetav toidulisand planeedil Maa. ja see ei ole mingi kuuritoode, mida kasutada, see on igapäevane, see on bioloogiline, meie keha vajab iga päev omega-3 rasvhappeid. tal on ükskõik, kust ta neid saab. kas ta saab toidust, kui ta toidust ei saa, kuskilt ta peab need saama. kui ta ei saa, siis hakkavad mingid terviseprobleemid varem või hiljem tegelikult meid kimbutama. ja see ongi kogu see nagu eripära, et läksime selle testipõhise toitumise peale ja 2050 aastaks eeldatakse juba miljardini kasvanud see turg ja täna on paraku on ikka see, et 97% inimesi, kes teeb teste, ei ole ligilähedaseltki tasakaaludes. ja eks, et testimine ei ole see, mille poolest me eristume kõikidest. see on lihtsalt, me leidsime, et meil on toode, mis töötab ja me julgesime panna sinna kõrvale anonüümse testi, mida analüüsib maailma tipplabor. ja siis peale toote kasutamist, et ta samamoodi kordusanalüüsi anonüümse jälle sama Vitas laboris, maailma tipplaboris ja siis ta jõuab nagu tasakaalu. vot see on see eripära. 10 aasta pärast testivad neid rasvhappeid meie kehast, ma julgen arvata, enamus perearstikeskuseid, haiglaid, sest see on teema, millest väga palju nagu räägitakse ja mida rohkem tuleb asutusi, mis testivad rasvhappeid, mida rohkem see saab inimestele nagu ligipääsetavaks või nagu mida rohkem sellest ka räägitakse, see kõik mõjutab positiivselt seda, mida meie teeme. see, mida meie täna teeme Vitas laboriga koostöös, seda ei ole väga üldse maailmas kunagi varem tehtud. muidugi on teisi laboreid veel, kes testivad rasvhappeid, aga ja mida rohkem inimesi tegelikult saab maailmas testitud, seda rohkem inimesi saavad tegelikult teada, kus seisus nad täna on ja nad hakkavad otsima lahendust sellele, kuidas saada tasakaalu. ja see on see, millest meie täna eristume. kas ta valib siis meie toote või valib ta mingi teise? ma ei ütle, et kõik teised tooted maailmas on mingid jamad ja ei toimi, absoluutselt mitte, onju. kasutagu mida iganes ja testigu uuesti 4 kuu pärast. aga ma olen näinud, et ikka 97%, mis inimesed kasutavad, kahjuks ei toimi, ei tööta seal, kus ta nagu tegelikult peab olema. ja siin on see, et me ei jaga mingit väikest nišiturgu. me räägime tegelikult tootest, mida vajab põhimõtteliselt inimene kogu aeg, igapäevaselt, aastaringselt, vahet ei ole, mis vanuses, kogu aeg vajab.
beebi emme kõhus vajab neid samamoodi, siis ta saab neil lihtsalt emmekesest, mida emme siis nagu sööb, sest me sööme iga päev. Iga inimese rakud vajavad rasvhappeid iga päev, iga inimene vananeb ja, ja need on asjad, mis tegelikult ei muutu. sellepärast me ei saagi võtta, et see on nagu mingi kuuritoode, mida kasutada. sest iga inimene tahab paremat tervist, tahab rohkem energiat, tahab paremat elukvaliteeti ja see on see, mida meie nagu pakume. Ja kui me nüüd võtame nagu edasi, kui me räägime nüüd natuke no ettevõtluspoolest, siis täna ma hakkasin nagu numbreid enda jaoks nagu ritta panema, et mis on tegelikult meil siin, me räägime maailmast igalt poolt ja meeletust maailma potentsiaalist, sest meie tegelikult, meie väike armas Eesti, siin on meeletu, milline potentsiaal meil tegelikult siin on ja mis on meie kätes kõik, kes me täna siin inimesed siin hakkavad olema ja kes me siin tulema hakkavad, kes tegelikult saavad kogu Eesti turu üles ehitada, sest Eestis elab umbes 1,3 miljonit inimest. Me oleme teinud Eestis umbes 20 000 veretesti. Me oleme jõudnud ainult 1,5%-ni inimeseni elanikkonnast testi arvude poolest. Ja see on nii väike number veel. Enamus inimesi pole meist mitte midagi isegi kuulnud veel. Isegi kui on ja mida rohkem nad ajas nagu kuulevad, seda nagu parem on ju. Meil on 98,5% Eestis tegemata. Eestis, väikeses Eestis on tegelikult tegemata. Kui me lisaks paneme siia maailmaturu veel juurde, oi, on ju. Ja kui me võtame edasi, et on ju, äge oli niisugune number panna, me oleme jõudnud ühe inimeseni 65 Eesti potentsiaali mõttes. 64 inimest 65 ei ole isegi veel ligilähedaselt ka meie kliendid. Meil on uus põlvkond peale kasvanud, meil kasvab kogu aeg uus põlvkond peale. Mina võtan täna seda, meie potentsiaal on, vahet ei ole, mis ajal, kogu aeg 1,3 miljonit inimest. Sest meile toode, mida on tegelikult inimestel vaja absoluutselt iga päev. Kas siis meie oma või mingid muud toodet, nii et vahet ei ole. Meil on kogu aeg täis potentsiaal turul. See on lihtsalt see, mis on meil võimalik, mis meil ees tegelikult ootab. Täna meil on aktiivseid kliente Eestis umbes 5000, 20 000 inimest testitud, et millest me nagu räägime. Et see kõik on meie kätes, kes meil siin on. Sinsino eesmärk, ma saan Sinsino asutaja Jürgen Seele, tänaseks saanud väga heaks sõbraks. Sinsino eesmärk on tegelikult võtta kogu maailma omega-3 turust 30-40% domineerida turgu. Ja kui me paneme selle Eesti numbritesse, Eestis näiteks Sinsino saavutaks, ma ei tea, 20 aasta pärast 30% turu osana. Ja seda aitab kaasa, mida rohkem inimesi me testime või teised ettevõtted, kes siin järgnevate aastatega tulevad, kes hakkavad testima, see aitabki meil tegelikult jõuda meie balance oil'i, sest on üks väheseid, mis päriselt ka töötab, jõuda nende numbritena, mis täna võib-olla tunduvad sulle ebareaalselt suured, aga see on see, mis tähendab turuliidriks olemine. 70% kogu Eestist, las võtta teise taga, teise turu ära. Meie nišš on see testipõhine toitumine, toode, mis päriselt ka töötab. See, mis täna Hispaania mägedes Sinsinol kasvab bioreaktorides täiesti uue versiooni maailma tippklassi omega-3 põhised tooted, see on lihtsalt crazy. Läbi selle me jõuame sinna. 10 aasta pärast kalaturu osa on minimaalne. Kõik läheb vetika põhiseks. Sinsino täna omab juba mingit patente kasvatades mikrovetikaid suurtest bioreaktoritest. Läbi selle me saamegi maailma turu liidriteks, mitte läbi kalaõli. See ei ole maailma turu potentsiaal. See on 10 aasta pärast rikaste inimeste eri luksuslõbu, sest omega kalade püüdmine iga aastaga keelatakse ära. Sa ei saa toota enam kalaõli. See on see, mis annab meile see turuliidri positsiooni järgnevate aastakümnete jooksul. Ja see on see, mida meie täna siin teeme. Me oleme nii lapse kingades, mida me siin väikeses Eestis teeme tegelikult, mis annab meile meeleta nagu võime. Ja kui me paneme selle numbritesse, siis Eesti turu on võimalik meil siin kasvatada võrreldes sellega, mis me täna oleme 20-25 korda veel suuremaks. Kui üks balance oil maksab 43 eurot täna, ja kui meil on 390 000 klienti 20 aasta pärast,
see on 16 miljonit eurot ühes kuus käivet. Meil on siin väike punt täna 100 inimest, 100 pluss siin siinokat, tegevad siin siinokat kogu Eestis. Meie kätes on võimalus kasvatada kogu see Eesti turg ülesse, sest omega-3 järjest rohkem ja rohkem müüakse. Meil on lihtsalt võimalus nagu päriselt seda teha palju, palju jõudsamalt ära, sest meil on väga palju inimesi, kes tegelikult seda turustusega me tegeleme kõik, versus mingi üks ettevõte. Eestis ei saa võtta mingi internetimüügiga endale 30-40% turuosast. Meil on see võimalus olemas. Meil on see võimalus olemas, sest mida rohkem meil on partnerid, kui meil on tuhandeid partnereid, kes me kõik seda teeme, sõbrad, kogu see Eesti käive, see tuleb meie tiimidesse. Kõik, kes täna on siin, need on uued tuleviku siin on tippliidrid, kõik, kes meil täna siin liinil on, kõik, kes meil on tulemas ja kõik, kes täna veel ka liinil ei ole, kes meil on aktiivsed siin partnerid. See on üle 201 miljoni euro aastas. Täna meil on umbes alla 2 millise aasta käivena. Milline potentsiaal meil siin Eestis peidus, selleks meil on entusiastlikult vaja käia igast ettevõttest, igast inimesest, igast kohast läbi sära silmil ja pakkuda tippklassi maailma balance soil'i, mis tegelikult parandab selle inimese elu täielikult. See lihtsalt kasvatada seda, mis meil täna on nii võimas tiim, panna see 100-kordse nagu turboga edasi. Et see on see tegelikult Eesti kasvu potentsiaal. Ja miks hakata siin partneriks, sest see kõik need potentsiaalid, mis meid siin ees ootavad, see täidab ka meie kõige märjemad unistused, millest isegi täna unistada ei julge, pole isegi julgenud mõelda. On see, kui me saame Eesti turu domineerijateks, maailma parimas mõttes, on ju, siis see, mis sa täna tegelikult alustad võib-olla siinot väikese hobina oma põhitööle lisaks, mis on jumala okei. Aga aastatega saab sellest väikesest hobist väga suur ettevõtlus, suur tiim, tuhanded, kümned tuhanded kliendid sinu tiimis, pluss iga klient toob sulle lisaks veel passiivset sissetulekut, lisaks aktiivsele müügile nii edasi. No, absoluutselt mitte ükski unistus ei ole liialt suur, millest unistada, kui me kas või Eesti turu põhjal ehitame äri üles. See on see, mis meid ees ootab. Miks me jätame selle mõnele teisele ettevõttele, kes meil siin on, mis iganes ettevõtted meil siin Eesti turul müüvad, või omega-3 on apteegis, ma ei tea, üks popimaid tooteid, või mõned muud Eesti ettevõtted, kes müüvad. Nad tegelevad tavakaubandusega. See ei müü. Meie on need, meie käes on võim tegelikult müüa. Ka siin on naljat ei olnud, kui me panime seda balance oil'i müüdi Euroopa riikide suurimates apteekites 6 aastat. Kui Sinsino ja Ulla Eide panime testipõhised testi kõrvale, suuresime selle otse müüki, 2 kuuga müüsime rohkem kui kõik Euroopa apteegid 6 aastaga kokku. See on meie võim. Ja läbi selle meie isikliku kogemuse ja soovituse, rääkides Eestis ka 10 000, 100 000 inimestega, ongi meil võimalik koos jõuda nende numbriteni. Kui me julge oma naabrile ka see rääkida, me parimast balance soil'ist, no siis millest me nagu räägime? Minu silmis on see kriminaalselt karistatav, kui me ei räägi sellest igale inimesele. Sest ma tean, kuhu see võib tegelikult tema tervisega edasi aidata. Sest Sinsinat me saame teha asukoha vabalt, ükskõik kus maailma nurgas. Minul oli hästi oluline, saaks rohkem aega perele. Ma tahtsin vaba aega saada rohkem juurde. See oli põhjus, miks ma alustasin Sinsinoga. Ja ma nägin, et siit on võimalik päriselt teenida passiivset sissetulekut, kuna meie klientidel peale esmakordset ostu on 6 kuud vähemalt tellimise leping. See on power. Kui meil ei oleks, me oleks ühekordsed müügid, ma poleks eluses isegi mõelnud Sinsinoga alustada. Täiesti igav on ühekordsed müügid. Meil on reaalne passiivne tulu, teades, kui palju sul on tiimis kliente, kes on oma siis 6-kuuliste tellimustega, nad jätkavad vähemalt 67% klienti, jätkab veel vähemalt 14 kuud protsentuaalselt, kui see esimene 6 kuud läbi saab. Tõeline finantsvabandus, kindlus, isiklik areng, mis iganes globaalne ärina, millest sa unistad, kõik on võimalik. Ja Sinsinos äri alustamine lihtsamast lihtsam, sa saad võtmed kätte globaalse äri
süsteemi võimaluse rajamise 1200 € eest. Väiksed paketid isegi 300 eurot, ma nendest isegi ei räägi. Need on täitsa mõttetud paketid minu silmis, kellel 1200 € globaalne äri, sul on vaja teste, sul on enda jaoks tooteid vaja. Kui sa mõtled, no äkki hakkan kliendina või midagi, ära mõtle, kogu äripotentsiaal on ees, hakka täna partneri kohta, kindlusta endale ärifrantsiisi koht ära, hakka tooteid kasutama, jumala pärast hakkad võib-olla 5 aasta pärast neid alles soovitama, aasta pärast, mis iganes. Täna on mõistlik alustada, kindlustada endale täna Cincino äri alguses, Cincino mõtleme, et selle tervisekontseptsiooniga juba ka ettevõtlus enda jaoks. Sest sinu idea all hakkab niikuinii ka juba meeskond kasvama, millest me ka kohe räägime. Ja see ei ole investeering isegi, see on kerge deposiiti panek meil Cincinos. See on nii crazy'na. Pane 1200 € deposiiti. Saad 3500 € väärtuses tooteid, kui sa nad kas ühe kaupa maha müüd. Saad 10 testi pere ära testida, kõik õlid, vitamiinid, seerumid, kõik asjad sinna juurde. Hakkame tööle, hakkad raha teenima, esimesest müügist alates teenid raha, pluss Cincino annab sulle see 1200 € aasta pärast tagasi ka veel. Teed 25 klienti, põmm, saad kogu oma raha tagasi ka veel. Lisaks hoiad igakuist autoorderit peal, mille sa saad ka tasuta. Kui sul on vähemalt 4 klienti, sa saad iga kuu oma ühe Balance Oil toote tasuta. Samamoodi on võimalus ka meie klientidele kõik tooted tasuta saada. Ja kuidas see kompensatsiooniplaan meil välja töötab, no see on imeline minu silmis mudel, kuidas ise ja aidates oma meeskonnakaaslasi tegelikult teenida ekstra sissetulekut oma põhitööle, millest ühel hetkel saab siis väga suure tõenäosusega sinu põhisissetulek. Alguses iga müügi pealt, mis tegelikult meil on, sa teenid 10% siis sellest paketi maksumusest. Kui see tõuseb siis 25 kliendini, et siis on sul teenid iga müügi pealt juba 20%, lisaks 100 € igakuiselt juurde, pluss 100 € toodete peale. Võta, kuidas tahad, on need sul 1 toodet, 2 toodet, teed 25 inimest, 2 toote peale on sul 50 klienti tegelikult juba, sest iga toode on 1 klient. Et parem võttagi 25 inimest, kliendiks igale 2 toodet, kollageeniõli on sul põmdi 50 ja teenid iga müügi pealt 25% juba hoopis. Pluss saad 200 € igakuiselt ekstra raha, pluss 100 € toodete peale. Juba top tiim 100 on 100 toodet, 30% iga paketi müügi pealt teenid sina, pluss 400 € ekstra igakuiselt, 100 € toodete peale veel, pluss 10 000 € ühekordne boonus. See on väga geniaalne kompensatsiooniplaan ka ütleme meile loomulikult, pluss väga atraktiivne ka igast ilukliinikutele, ma ei tea, füsioteraapia kliinikutele, meditsiiniasutustele, mis iganes asutustele, ilusalongidele, kes tahavad või lihtsalt pakkuda toodet ilma nii-öelda siis partnervõrgustikku siis ehitamata. See toimib ideaalselt. Või nad võivad oma ettevõttele teenida 10 000 eurosi iga aasta käibele lisaks läbi selle, et pakuvad oma patsientidele, klientidele tegelikult tooteid. Ja jõudes juba 200 kliendini on 30% rahalist boonust, 1000 € igakuiselt, veel ekstra iga kuu tuleb sul juurde pluss 100 € toodete peale. Pluss kvalifitseerud ka meie tasuta reisile esmakordselt siis järgmine aasta, see aasta oli siis Bali, järgmine aasta on Tenerifel, eri maailma paikades, Taneliga siin Mehhikos käisime siin mõned aastad just tagasi ja küll ta on siin olnud, ma ei tea, Dubaides ja Ameerikas ja no kus iganes maailma eri nurgas ja paigus. Ehk siis 10–30% müügi pealt, pluss isegi, mis on ka müügiinimestele väga atraktiivne, et see ühekordne müük pluss igakuine lisaraha boonuste näol, pluss klientide igakuiste järeltellimuste pealt veel lisaraha igakuiselt siis juurde. Et see on siis nii-öelda kliendi karjääriplaan, mis meile makstakse välja, kui me teeme kliente. Minu jaoks on see kõige seksikam slaid siin, mis annab tõelise vabaduse päeva lõpuks, aidates ka teisi tiimiliikmeid, kes soovivad alustada selle ettevõtlusvormiga, neid eduni, aidates neil teha kohtumisi ja läbi ka koolituste, kasvatada nende siis meeskonda, pluss kliendibaasi on võimalik liikuda tõelise vabaduse suunas. Meil on uutele partneritele kiire stardi boonusplaan, mis on äärmiselt atraktiivne.
Number 1, siis aitame uuel partneril teha esimese 30 päeva jooksul 4 toote müüki, 4 paketi müüki. Siis näiteks üks inimene võtab näiteks 4 paketti, on sul juba 4 klienti tehtud, no. Või 2 inimest võtab omale 2 toodet, õli ja kollageeni põmaki, on sul juba 4 klienti olemas, no. Teenid selle pealt 100 euri boonuse juba kohe sinna siis juurde. Ja siis läheb asi äärmiselt atraktiivseks. Siis järgmine samm on kaasata, anda võimalus, ma isegi ütlen, 2 oma tuttavale, sõbrale, lähedasele, kellele iganes. Ja ma ütlen siin tõesti anda võimalus. No. See ei ole see, ma käin mangumas kedagi äris, tule ärisse, oi jessa, see on võimalus kasvatada endale kolossaalne globaalne sissetulek ja luua endale tõeline unistuste elu. Iga inimene paraku ei jõua isegi meie laua taha, kuna me miskipärast ei kutsuna. Nii et selles suhtes anna võimalus number 1 oma kõige paremale sõbrale lähese. Ma alustasin üliägeda ettevõtlusega, puudutab tervist, globaalne võimalus, Eestis meeletu turupotentsiaal, tule kuule ära. Sõber Tanel või Margus või Maret või Kuno või Viki aitab mul selle kohtumise läbi viia, seletab sulle kõik lähemalt ära, kuidas need asjad käivad ja hakkame koos pihta, meil on nii palju ühiseid tuttavaid, hakkame koos tegema. Et kutsu keegi kohtumisele, keegi, kes on sul sinu kutsuja või kauem äris olnud, aitab su selle kohtumise läbi viia. Anna võimalus 2 inimesele soojenduseks, kes sinuga alustavad ja sina saad tasustatud sellest 400 euroga. Ja siis aita oma partneril A leida 2 koostööpartnerit, partneril B leida 2 koostööpartnerit ja sina teenid 1200 eurot ja sinu A ja B teenisid oma 400 eurot. Ja järgmine 4. kiire boonus on kokku 10 klienti, 6 lisaks esmasele 4 ja teenid veel 150 eurot. Ainuüksi kiired boonused, sõbrad, vaadake, ainult kiired boonused, 4 lihtsat kiiret boonust on 10 klienti, 6 koostööpartnerit. No kui niimoodi numbrites võtta, siis enam lihtsamat ärimaailmas ei ole võimalik välja mõelda. Anna võimalus kas või 6 sõbrale alustada koostööd. Nad teenivad juba ise oma eurod esimesed ja 10 inimest siis aitab parema terviseni. 10 klienti, 6 partnerit, boonused on sulle 1850 eurot. Lisaks sellele tuleb kõik käibeboonused, ühekordsed müügiboonused, umbes 2500 eurot on sinu tuluna. Üliägena. Üliägena. Sa panid depositi 1200 euri, said 3500 euro väärtuses tooteid, mida hakkad oma perega kasutama, teisi näited kohtumistel, esitlustel. Teeme 4 kiire stardi boonust ära, 10 klienti, 6 partnerit, oled juba täiega pluss siis 2500. Jõudes 25 kliendini, saad aasta pärast kogu oma 1200 euri veel tagasi. Ja oled jõudnud siis silver tasemele, mida ma dubleerima ja kui me dubleerime nüüd 4 inimesele täpselt seda sama, mida me sulle tegime, sina jõuad juba executive tasemele. Executive tase tähendab juba sulle 900 eurot lisatulu igakuiselt, keskmiselt, circa 900 eurot Eestis lisarahana, minu meelest on väga seksikas number juba. Väga äge lisatulu, pane see aasta lõikesse üle 10 000 eurona. Mõtle, mida sa saaksid 10 000 euro eest lisaks oma perele iga-aastaselt pakkuda. Aga mõtle ka sellele, et see on alles soojendus. See on soojendus kõige otsemas mõttes. Soojendus kõige otsemas mõttes, sest siis me hakkame edasi liikuma, aitame 4 inimesel sinu tiimis, kes on silveriks jõudnud, teha 4 inimesel täpselt seda sama, et nemad jõuavad executive tasemele. See on kõik käibepõhine loomulikult. Sina saad ringi sõita siis juba uhke teemant autoga, ilusad mustad Cincino klepekad ja teenid umbes 4000 eurot kuus. 4000 eurot kuus, no on juba enamus eestlastele topelt suur palk. Enamus inimesi siin hakkab juba põhikohaga Cincinokaks. Ei pea, kui sa teenid 2-3 tuhat eurot oma põhitööl, lisaks jõuad Cincinoni teemantiks, ära tule töölt veel ära. Mõtle, kui sa teenid juba mitte 2000 eurot, aga 6000 eurot kuus. Tee edasi oma põhitööd. Mine direktoriks, mis on järgmine tase, mis teenib juba 7-8 tuhat eurot. No siis hakka mõtlema. Või mis iganes see sinu jaoks number on. Minu jaoks oli see teemant. Ma teenisin ka umbes 2-3 tuhat eurot oma kinnisvara töös. Ma jõudsin teemantini 10 kuuga, aga ma lõpetasin päeva pealt kõik oma muud
kohustused ära, töised kohustused siis, sest ma nägin, et kui ma investeerin oma aja siin Siinosse, kui ma panen siin 8 tundi igapäevaselt, siis ma lendan palju kiiremini, kus mul üldse kinnisvaras oli kunagi unistus jõudagi, noh. Et see on meie sõbrad, meie potentsiaal, mis meid kõiki ees ootab ja aidates 4 inimest teemantini, jõuad sina kroontasemele ja teenid juba 12 000 eurot kuus. Mõtle, kui sa hakkad 12 000 eurot teenima kuus, mõtle, mida sa saad endale lubada sellest raha eest. Pane korra unistus, pane õhtul kirja nüüd, kui ma teeniks, ma ei tea, 4000 või 5000 või 10 000 või 15 000 eurot kuus siin Siinost, mida kõike ma saaksin oma perele rohkem pakkuda, millist paremat pole elukohta või reisi või maja või mida iganes sa tahad, noh. Ja siin Siino kroon on kompensatsiooniplaanis suht alguses alles. Et siit algab tegelikult tõeline lend ka edasi, et Royal Crownideni, kuhu mina olen jõudnud, ka Black Crown, Ambassador, mis on minu kindel selle aasta eesmärk, ja aitame kõik päeva lõpuks presidentideks. Ja miks ma selles nii kindel olen, sest need slaidid, mida ma ennem näitasin Eesti turu potentsiaaliga, ükskõik kui tagasihoidlik sa täna ka ei ole, kui sa iga päev kas või natukene pühendad aega, iga päev teed 3 kõne, iga päev kutsud kedagi kohtumisele, tee 1 kohtumine iga päev. 1 kohtumine iga päev. Kas see on palju? Tund aega päevas võtta oma äri kasvatamise peale, mis sulle 10 aasta pärast, isegi kui sa jõuad krooni tasemele 10 aasta pärast, 10 aasta pärast, Maret, kui sa 10 aasta pärast lisaks pensionile teeniksid 10 000+ eurot kuus, oleks päris äge või? Ja see on meil kõigil täna võimalus. Ja ärme hoia seda maailma parimat võimalust saladuses, kartes võib-olla kellelegi midagi öelda, oi, mis ta must arvab, noh. Jumala pärast, kui sul on kontol miljon, mis vahet selle, mis ta sust täna arvab, noh. Küll ta pärast ise kraabib su ukse taga, nagu minu kõik sõbrad kraabivad ukse taga, et kuule, ma ikka nüüd tahaks ärisse tulla, noh. Kes alguses võib-olla ütlesid, mis jamaga sa siin tegelema hakkad. Täna ei ole enam see, mis meil oli, noh. Täna on siin Siino tõeline magnet, unistuste täitja, tõeline finantsvabaduse magnet, noh. Tõeline tippklass otsemüügi maailmas, e-kommerts platvormi vahendamine oma klientidele ja noh, fantastiline. Sest kui me kõik need Eesti numbrid, see on puhtalt Eesti numbrid, kui meil Eesti numbrid, me need liigume aastast aastasse, me kasvatame neid Eesti numbreid, loomulikult me kasvame ka läbi selle väljapoole. Selleks, kui me räägime nendest kasvunumbritest, millest ma rääkisin, Eesti kliendibaasi kasvust, see tähendab meile tuhandeid siin Siino partnereid, see tähendab meile sadu teemanteid, sadu direktoreid, sadu kroonpartnereid ja meie kõik, kes täna siin liinil oleme, kõik, kes meid siin täna on, ma praegu ei näe, palju meid siin liinil on, vahet pole, me oleme selleks hetkeks kõik presidendid või kõrgemad. Sest siin Siino kasvab Eestis nagu põrguline, parimas mõttes, ja kõik need suured Eesti kliendibaasi ja käibekasvud tulevad läbi meiena. Meie oleme siin Siino eestvedajad siin Eestis kõik, kes täna on liinil siin, ja meie suur kasv, mis Eestis sisse lööb siin lähiajal kohe, on täielik ajastus, täiuslik ajastus. Nii Eestis kui ka mujal maailmas, sest kõik ka maailma 100 riiki on just avatud. Eesti on lapse kingades, nagu me nägime, meil on veel 98,5% kogu Eestist veel täitmata. Nii et praegu on ainult aeg unistada suurelt ja julgeda tegutseda veel suuremalt, et täita enda ja oma pere kõik kõige vingemad unistused.